sulle videot tegemas siin mõnusas mereäärses paigas. Ja see on minu üks lemmikkohtasid kusjuures. Ja siin saavad alguse või siis arenevad minu ühed suurimad unistused ja eesmärgid ja minu eluteekond, et see on mulle väga tähtis koht, kuigi tegelikult see ei pruugi võib-olla sinu jaoks mitte midagi erilist olla, et ma olen Kakumäe rannas, nimelt jah, Tallinnas. Ja ma olen siin käinud juba 20 aastat, juba sellest ajast, kui ma sain rattad nii-öelda omal alla, auto ja iseseisvalt liikuma ja sellest ajast saadik olen ma siin käinud nii sõbrannadega, sõpradega kui ka enamus ajast ikkagi üksinda ja oma mõtteid mõtisklemas. Aga ja see teema on seotud paljuski õnnelikuks olemisega. Ja kui minu video pealkiri täna on Õnneks on vaja julgust, siis ma olen viimasel ajal kuidagi kokku puutunud või minuni on jõudnud teema, et mis on õnne saladus, mis on see, mis teeb inimesed õnnelikuks. Ja minu enda kogemusel, minu enda täiesti tugeval veendumusel on see, et inimene saab olla õnnelik ainult siis, kui ta läheb oma südame järgi, eks. Aga mida on vaja selleks, et minna südame järgi? Ja sellest ongi video pealgi, õnneks on vaja julgust. Julgust, ma ei tea, kui sa oled laps, vaata laps mingis vanuses, ta väljendab ennast igal hetkel, ta ei karda midagi, tal on ükskõik põhimõtteliselt, ta teeb seda, mis tahab, eks. Aga siis hakkab tekkima mingi filter ja siis ta enam ei julge, ühel hetkel ei sobi ja nii edasi. On see siis mõjutatud, ma ei tea, eakaaslaste arvamusest, vanemate koolist, mida iganes. Aga selleks, et näiteks vanematele päriselt väljendada, mida ta päriselt tahab teha, mitte võib-olla see, mis vanemad on soovitanud, see nõuab julgust, seda välja öelda. Võib-olla nooruspõlves, puberteedieas või natuke peale on tõeline julgus olla haavatav ja väljendada oma tundeid vastaspoolele, eks. Või ka julgus linnakohvikus, ööklubis, kus iganes üks meeldiv inimene siis välja kutsuda. Julgust on erinevat. See võib olla julgus arutada oma abikaasaga oma suhte küsimusi. Julgus abikäsi käest küsida, mis sind õnnelikuks teeb, mida väga paljud ei tee kusjuures. Aga see on õnne saladus. Julgus oma lapsele tunnistada oma vigu, olla haavatav. Kõige raskemaid asju on olla haavatav. Ja sest meil on hirmud, mida inimesed meist arvavad, mida meie lähedased arvavad ja nii edasi. Üks väga suur julgus on võtta ette asju, mida me tahaksime võtta ja need ära teha. Alustades kellegi väljakutsumisest või nagu minu poolt on hetkel, mida ma olen teinud ühe jällegi väga suure sammu, minust on saanud kinnisvarainvestor, mida ma olen väga kaua juba siinsamas käinus mõtlemas ja planeerimas ja tegemas. Ja ka haavatavus teile sellest rääkida, sellepärast, et minul on väga palju räägitud, kui kuskilt nagu jäänud, et selliste asjadega ei tohiks nii-öelda esineda. Jõukust sa pead varjama, mis iganes sul hästi läheb. Võtta endale, kui tahad, aga teistele ära näita või ei tohi esineda, et sellest ei tohi rääkida. Ja minu jaoks ongi praegu ka haavatav moment teile sellest siin rääkida, et minust on saanud kinnisvarainvestor ja ma võtsin selle suure riski. Aga ma ei saa muud moodi. Ma olen oma elus raskelt läbi teinud seda, et kui ma südame järgi ei käi, siis ma jään haigeks ja ma võin liiga vara ära surra. Ja kui ma mõtlen sellele, et kui ma olen nii-öelda vanem surivoodil näiteks ja mõtlen elule tagasi ja mul jääb midagi kripeldama, et ma ei teinud seda, siis see on minu jaoks no go, ma ei saa. Ja sellepärast ma teen neid julged samme. Aga mis on julgus? Kust tuleb julgus? Vaata, mõnele on see kodust kaasa antud, emapiimaga nii-öelda, tõenäoliselt minul mingil määral ka. Aga palju suuremat rolli mängib siin mu töö iseendaga, mida ma olen teinud juba 10+ aastat. See on tohutu areng. Julgus tuleb sellest, et ma usun iseendasse, mul on enesekindlust, ma usun, et ma saan sellega hakkama. Julgus tuleb sellest, et kui ei lähegi asjad nii, nagu ma soovin, siis ma lasen sellest lahti, see on okei, siis sellest ei ole mitte midagi.
julgus on see enesekindlus, et kui ma midagi teen ja teiste arvamus on, hirm on see taga, et mida teised arvavad, siis ma lasen sellest arvamusest lahti, sest mina ei ole teised, nemad on nemad, mina olen mina, eks. Julgus tuleb enesearmastamisest, eneseväärtustamisest. Minul oli eneseväärtustamine oi kui madal. Ja tänu sellele ei julgenud ma näiteks suhetes ennast väga väljendada, eks. Oli kohti, jah, kus ma olin julgem, kui oli vaja nii-öelda välja astuda, kellegile, ma ei tea, mingist ideest rääkida, fine, aga mis puudutas suhteid, siis ma absoluutselt ei julgenud iseenese eest seista. Ja see tegelikult kõik peegeldub ka karjääriedus, suhetes, karjääris ja nii edasi. Tänaseks olen ma oma elu pea peale heas mõttes pööranud ja selle kõige taga on töö iseendaga. Kui sina tunned, et sul ei ole kodust kaasa antud julgust, enesekindlust, enda armastamist, siis tea, et see ei ole mingi lõpuni kestev asi, vaid sinu võimuses on seda muuta. Sina saad õppida iseennast armastama ja seegi on suur julgus seda teha, eristuda. Minu käest küsis mu sõber palju aastaid tagasi. Juba siis ma õppisin ja mõtlesin juba järgmist, ma ei tea, õpingut, kuhu kooli ma lähen ja mida ma teen. Siis küsis, et kuule Liina, kas sa kunagi nagu ära lõpetad seda õppimist, et kaua sa õpid? Siis ma ütlesin talle, ma ei tea. Tänaseks ma ütlen sulle, et mitte kunagi. Sellepärast, et õnneks on vaja õppida. Selleks, et ma saaksin olla julge, selleks, et ma saaksin areneda, selleks, et ma käiksin oma südameteed, on mul vaja õppida. Õppida miks? Sellepärast, et teadlikkus minust endast eelkõige tõstab minu eneseväärtust, enesearmastust ja siis ma alles saan olla valmis nendeks suurteks unistusteks, mis mul siis on ja mis sul on, sinuga täpselt samamoodi. Just alles täna vahetasime sõnumeid coachi ja treeneri, edutreeneri Kai Ojaga ja tema täpselt samamoodi tõi mulle välja selle, Liina, see kinnisvara teema, mida sa oled ammu mõelnud, tuli sinuni sellepärast, et sa tõstsid oma teadlikkust ja teadlikkusega kasvatasid sa oma eneseväärtust ja nüüd sa tunned, et sa oled selle unistuse vääriline. Varem ei teinud ma seda just nimelt sellepärast, et ma tundsin, et ma ei ole piisav, ma ei ole selle vääriline, ehk siis madal eneseväärtus, eks. Ma õpin, ma arendan, ma käin coachide juures, ma töötan, ma võtan, ma ei tea, koolitusprogramme, endiselt ma panen tuhandeid, kui mitte 10 000 eurosid iseenda arendamise alla. On see turundus, on see müügikoolitus või on see enesearengukoolitus, siis vot see on koht, kus on mul välja arenenud päris julge juba soon, et ma teen seda iseenda jaoks, sest ma tõesti näen täna seda investeeringut ja sealt tulevad mul aina kõrgemad tulemused nii materiaalses heaolus, karjääris kui ka isiklikus elus suhetega. Eks? Ehk siis õnneks on vaja ka õppida. 2 asja, eks? Õnneks on vaja julgust, õnneks on vaja õppida. Uueks nädalaks ma soovin sulle julgeid otsuseid ja vaata, mis on sinu järgmine arenguteekond. Ükskõik mis koolitus või miski sind tõmbab, mine sellele järgi, see on sinu tee. Ägedat uut nädalat sulle, kohtumiseni järgmisel nädalal. Julgeid otsuseid. Tšau!